Tervist! Meie tänane teema on lihtmehhanismid ja jõuülekandemehhanismid. Et meie täna õpime teiega, kuidas saab ühte jõudu üle kanda teise kohta ja et teises kohas see jõud oleks kas suurem või siis väiksem. Et siin on selline joonis, mida tuleb kindlasti vihikusse teha, et meil on siin märgitud sinisega üks tugi ja sellele toele on asetatud üks pulk, mida meie nimetame kangiks. Ja sellel kangil on olulised kaks pikkust. Üks pikkus on see, mis on kangi ühe otsa ja toe vahel, seda pikkust me nimetame L1. Ja teine pikkus on toe ja teise otsa vaheline pikkus, mis on L2. Ja kui me nüüd siin ühte simulatsiooni vaatame, siis siin saame kangi erinevatele otstele asetada raskuseid. No loomulikult saame seda tasakaalustada, kui ühte otsa paneme 5 kilogrammi raskust ja teise otsa paneme ka 5 kilogrammi raskust. Siin on keskel olev punkt kangi tugi ja L1 oleks siis toe ja ühe otsa vaheline pikkus ja L2 oleks toe ja teise otsa vaheline pikkus. No täpsemalt antud simulatsioonis pikkus L1 ei ole siis toe ja otsa vahel, vaid on toe ja raskus keskpunkti vahel. Et kui me näiteks asetame toest ühele kaugusele ühte raskust ja toest teisele kaugusele teist raskust. No siin on ta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no ütleme 8 meetri kaugusel ja siin oleks ta 1, 2, 3, 4 meetri kaugusel. Et siin on kangi otsa pikkus lühem, siin on otsa pikkus pikem, aga jõud, mis mõjutab seda kangi mõlemas otsas alla suunas, on samasugune, et kuhu poole antud juhul see kang kaldub. Võtame toed ära ja näeme, et kang kaldub siis sinna pikema otsa poole. Aga kui me siis loogiliselt vaatame, et siin on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meetrit pikkus, siin on 1, 2, 3, 4 meetrit pikkus, parempoolne kangi ots on 4 korda lühem ja 2 korda lühem ja seetõttu proovime talle 2 korda suuremat raskust asetada. Mitte 5 kilogrammi siis, vaid paneme talle 10 kilogrammi. 1, 2, 3, 4. Ja võtame toed ära ja näeme, et kang ei kaldu mitte kuskile. Proovime panna siia veel 5 kilogrammi juurde, siis näeme, et kang kaldub siis selle 15 kilogrammi poole. Et kuidas me saaksime välja arvutada või mis valemit me saaksime kangi puhul kasutada selleks, et osata valida jõud ja osada valida ka kangi pikkused. Et ole hea, pane siis kirja valem. Siin on meil olemas kangi reegel, mida me paneme kirja selliselt, mis on L1 korda F1 võrdub L2 korda F2, kus F1 on jõud, mis mõjutab kangi esimesele otsale, see on siis jõud F1. Ja F2 on jõud, mis mõjutab kangi teisele otsale. Nii, teeme vasakul, kui kang on lühem, siis jõud on suurem. See oleks F1. Ja kui kang on pikem, siis jõud peab olema väiksem. See on F2. Ja kuna on tegemist tasakaaluga, siis
kangile mõlemas otsas peavad mõjuma tasakaalustatavad jõud. Et meie oleme teiega langevarjuja ülesannet lahendanud, kus langevarjuja langeb siis alla, siis me mäletame, et kui tema kiirus enam ei muutu ehk kõik on tasakaalus, siis allapoole mõjuv raskusjõud on võrdne ülespoole mõjuva õhutakistusjõuga, no paneme siia hõõrdejõud. Et kui need jõud on võrdsed, aga vastassuunalised, siis kogu jõud on võrdne nulliga. Kui kang ei liigu ja seisab paigal, siis see tähendab, et mõlemas otsas kangi kogu jõud on null. Sellisel juhul me võime loogiliselt järeldada, et jõud, mis tasakaalustab seda F1, on vastassuunaline ja suuruselt on sama. Ja see oleks siis seesama jõud F2, aga mis on natukene muutunud. Jutumärgiga F2. Me nimetame seda F2'. Ja jõud F1, mis on lühemal kangi otsal suurem, muutub pikemas kangi otsas väiksemaks jõuks. Ja mis on nüüd F1'. Ja seda valemit on siis väga lihtne kasutada. Niimoodi näiteks, kui me teame, et jõud, mis on kangi ühes otsas, mis on F1, ja me teame kangi esimese osa pikkust, me teame kangi teise osa pikkust ja meil on vaja välja arvutada, kui suur peab vähemalt olema jõud F2, et kangi saaks liigutada, siis me saame seda F2 välja arvutada. Et kujutame siia ette ühte murrujoont ja L2 läheb selle murrujoone alla ja F2 valem hakkab olema järgmine, kus F2 on siis L1 korda F1 jagatud L2-ga. Ja seda valemit me saame kasutada selle alumise joonise puhul, et F2 on võrdne L1 korda F1 jagatud L2-ga, et meil on vaja näiteks tõsta maapinnalt üks väga suur kivi. Olgu see mingisugune rändrahn või midagi muud või kellegi auto, valesti pargitud auto. Et kuidas me saaksime seda suurt kivi üles tõsta? Meil oleks vaja saada selle kivi alla mingisuguse toe või siis kivi lähedale oleks vaja saada mingi tugi. Ja sellele toele me asetame jäigast materjalist, näiteks tugevast metallist, terasest ühe kangi. Ja me asetame seda kangi nii, et kangi toepunkt jagaks seda kangi 2 lõiguks, kus üks on L1, teine on L2 ja L1 peab olema võimalikult väike ja L2 peab olema võimalikult suur. Et siin me siis näeme, et kui me hakkame seda kangi alla suunas liigutama väiksema jõuga, siis teisel pool kangi lühem ots hakkab seda kivi mõjutama palju suurema jõuga. Ning seda jõudu, mis on vaja rakendada, me saame arvutada selle valemiga, mis on tuletatud kangi reeglist. Ma tõmban seda kangi reeglit üle, et see on väga oluline valem meile. Ja sellest valemist me saame tuletada L1, F1, L2 või F2. Ja kui sa nüüd seda vaatad, siis sa märkad, et kui sa liigutad seda kangi teist otsa, siis kangi teine ots läbib mõju avaldamisel palju suuremat teepikkust kui kangi lühem ots. Et kui kangi teine ots teeb pikem ots
läbib teepikkuse näiteks 2 meetrit, siis kangi lühem ots läbib teepikkust kas või 10 sentimeetrit. Et mida suuremaks muutub seesama väike avaldatav jõud, seda väiksemat teepikkust läbib kangi teine ots. Ja palun pane kirja, et see on kangi selline omadus, et kui sa võidad jõus, siis sa kaotad teepikkuses. Ja kui sa võidad teepikkuses, siis sa kaotad jõus. Et kui sa tahad väiksema jõuga mõjutada midagi rasket, siis sina pead seda teist otsa liigutama väga palju ja see raskus tõuseb natukene. Kui sa tahaksid just vastupidi, et väiksema liigutusega liiguks kangi teine ots väga pikalt, siis sina pead rakendama väga suurt jõudu ja teisel pool avaldub väga väike jõud, ehk siis sa võidad teepikkuses, aga kaotad jõus. Ja nüüd, et kui me nüüd hakkasime rääkima teepikkusest, et kui me märgime seda teepikkust siia, las olla see S2 ja see siin oleks S1, siis mida te märgate? Et siin on väga suur jõud F1 ja see väga suur jõud läbib väga pisikest teepikkust S1. Ja teisel pool on väga väike jõud F2 ja väga suur teepikkus S2. Et kui me vaatame, mis asi on F1 korda S1 ja mis on F2 korda S2, et siin on tegemist tööga, mis on A1 ja A2. Et kangi reeglist lähtuvalt on mõlemas otsas töö, mida tehakse, võrdne. Et kui sina mõjutad väga väikse jõuga kangi ja läbid pikemat teepikkust, siis sa teed mehaanilist tööd, mida me õppisime eelmises tunnis. Ja teises otsas on jõud väga suur ja selle suure jõuga sa liigud väga lühikest teepikkust. Siis see kivi teeb ka mehaanilist tööd, aga mõlemas otsas on mehaanilised tööd võrdsed. See on ka siis oluline aru saada. Et kui sa võidad jõust ja kaotad teepikkuses või sa võidad teepikkuses ja kaotad jõus, siis mõlemal pool tööd tehakse sama palju. Hiljem ava tunni kirjelduses olev simulatsioon ja proovi lahendada mõned ülesanded, mida tunni kirjelduses leiad. Nii, pane palun järgmine teema kirja, mis on ülekandemehhanismid. Ja esimene, mida me läbi võtame, on plokkide süsteem. Kus plokid on needsamad rattad, mille küljes on nöörid või trossid või ketid, mida ühelt poolt saab tõmmata ja teiselt poolt see kett hakkab siis tõstma midagi rasket või kergemat. Aga oluline on see, et plokil see ratas saab pöörleda vabalt. Ja esimene näide on süsteem, mis koosneb ühest plokist, mis on kinnitatud näiteks lakke ja sina siis oled kuskil kaugemal ja tõmbad jõuga F1 trossi. Jõud kandub sellelt trossilt mööda seda plokki edasi kehale, mida sa tahad üles tõsta ja kuna see keha avaldab alla suunas raskusjõudu, siis sina pead sellele raskusjõule vastu avaldama jõudu, mis on F1. Ja kui
on ainult üks plokk ja ainult üks nöör, siis sina pead siis avaldama täpselt sama suurt jõudu, nagu sina pead siis avaldama jõudu, mis on võrdne raskusjõuga. Et siin sina liigutad siis 1 meeter, raskus tõuseb 1 meetri kõrgusele, aga jõud, mida rakendad sina ja raskusjõud on samad. Vaatame teist näidet ka. Teine näide on juba huvitavam. Et kui sina oled inimene, kes tõmbab seda trossi, aga nüüd plokid, sul on 2 plokki. Üks plokk on kinnitatud lakke ja teine plokk saab vabalt liikuda üles alla. Ja tross on ühest otsast siis kinnitatud ühest otsast on siis sinu käes ja teisest otsast on lakke kinnitatud. Ja nüüd see plokk siin saab vabalt liikuda üles alla ja sinu eesmärk on siis mõelda, kuidas jagunevad jõud antud süsteemis. Et kui nüüd siin otsas ripub mingisugune raskus, mis avaldab alla suunas raskusjõudu 200 newtonit. See on siis raskusjõud. Siis sina, et tõsta seda keha, sellele plokile peab avalduma üles suunas jõud vähemalt 200 newtonit, siis hakkab see keha tõusma ülespoole. Aga kuna see plokk ripub 2 trossi otsas, siis jõud jaguneb mõlemale trossile pooleks või siis võrdselt. Et siis ühele trossile läheb 100 newtonit ja teisele trossile läheb ka 100 newtonit. Ja jõud, mida sina pead siis rakendama, on ainult 100 newtonit, mis on 2 korda väiksem. Aga sellisel juhul, kui sina tõmbad seda trossi 1 meetri võrra, et läbitud teepikkus sinu puhul oleks 1 meeter, ja kuna siin on jõud 2 korda suurem, aga töö, mida see keha peab tegema, on võrdne sellega, mida teed sina, siis läbitud teepikkus peab olema 2 korda väiksem ja keha tõuseb ainult 0,5 meetri kõrgusele. Et siin on väga hea video nendest plokkidest, mida sa võid siis vaadata. Lingi jätan tunni kirjeldusse, et siin oli siis näha, et kui see põrsas või mets siga kaalub 50 kilogrammi, siis sina pead allapoole avaldama jõudu ka 50 kilogrammi. Kui me aga tahame rakendada väiksemat jõudu, siis raskust peab asetama siis ühele plokile, mis on ühest otsast kinnitatud mingi oksa või näiteks lae otsa ja teises otsas on sinu käes, siis jõud, mida avaldab raskus alla suunas, jaguneb 2 nööri vahele ja sinule jääb siis poole võrra väiksemat jõudu rakendada. Aga tee pikkus, mida see raskus läbib, on siis ka poole võrra väiksem ja sinu tee pikkus, mida sa läbid, on poole võrra suurem. Ja seda süsteemi võib teha mis iganes keeruliseks. Siia võib lisada nii ühte plokki kui ka 2 plokki järjest. Et sellisel juhul sellele kehale on vaja avaldada 4 korda väiksemat jõudu, kui see keha avaldab plokkidele. Et mida rohkem blokke me niimoodi järjest asetame, seda lihtsam meil on. Nii, veel üks teema on hammasrattad, aga selles tunnis me seda läbida ei jõua. Seda te võite iseseisvalt lugeda Opiku peatükist ja
järgmisel korral me vaatame hammasratteid teiega täpsemalt kordamise eesmärgil. Et suur tänu teile tähelepanu eest, vaadake opiku ülesannet.